Tere! Mina olen Ahven ja olen siia Palumetsa sattunud koos ühe päris õige metsateadlasega. Ma olen kogu aeg mõelnud, et missugused nad on ja mis neil kõik võimalik küsida on, kui ma peaksin ühe kuskilt sambla seest üles leidma. Ja tuleb välja, et nad on päris pikad, neid ei pea nagu niimoodi otsima nagu pohli ja nad on üsna sõbralikud, seega tundub, et ma saangi küsida kõik asjad ära. Tere, professor Veiko Uri! Tervist! Mis on see kõige parem viis kasutada seda taastuvat maavara, mis Eestil on? Meil on läinud hästi. Meil on maismaapinnast kaetud metsaga ikkagi erakordselt suur osa. Aga kas võib olla nii, et see metsa majandamine ja just nagu selle süsiniku sidumise seisukohalt õige metsa majandamine võib olla isegi globaalne selline klimaatiline päästerõngas? See võib nii olla, sest et puit vaieldamatult on üks kõige keskkonnasõbralikumaid ja kõige rohelisemaid materjali üldse. Ehk puidu kasutamine ehituses, mööblis, muudes eluvaldkondades võimaldab vähendada süsinikuemissioone. Kui me valmistame puidust pikaajalisi tooteid, siis puitu seotud süsinik jääb sinna pikaks ajaks seotuks, põhimõtteliselt jääb sinna kinni. Ja kui sama koha peale, kus see mets või kus see puit pärit on, hakkab kasvama uus noormetsa põlvkond, siis see hakkab taas süsinikku siduma. Ja sellisel moel metsade ja puidu roll sellise keskkonnasäästliku ja rohelise maailma kujundamisel on kahtlemata väga oluline. Öelge palun, mis metsas me oleme? Et mis puu näiteks see siin on? Ma seda näen esimest korda. Me oleme männikus, palumännikus. Ja see on meie töörühma mõõtetorn. Ehk me mõõdame siin selles konkreetses metsas, kui palju aasta jooksul sellesse metsa ökosüsteemi süsinikku liigub sisse ja kui palju siit süsinikku liigub välja. Kasutame selleks kaasaegset aparatuuri, kaasaegseid seadmeid, mis väga täpselt mõõdavad reaalajas õhu liikumist ja samal ajal analüüsivad selles õhus süsiniku kontsentratsiooni. Miks me seda torni vaja on? Aga sellepärast, et me peame mõõtma neid õhuliikumisi metsa kohal, võrrade kohal. Ja selleks, et seadmed oleks võimalik panna metsa kohale, on meil sellist torni vaja. Kui kaua läheb aega, et lageraielank hakkaks selle siduma süsinikku? Tegelikult see saab toimuma üsna kiiresti. Meie viimased uurimistööd ja viimased tulemused näitavad, et see toimub kuskil 5 ja 10 aasta vahel. Aha. Ja siis sealt edasi suudab, on ju tegelikult noor mets siduda süsinikku ikkagi 50 aastat. Sealt edasi läheb süsiniku sidumine kasvavas joones järjest rohkem ja rohkem. Kõige rohkem, kõige intensiivsemalt seovadki meil süsinikku noored ja keskealised metsad. Ja kui metsad hakkavad taas vanaks saama, siis nende kasvukiirus väheneb ja sellega seoses muidugi ka nende süsiniku sidumise võime väheneb. Mis on väga oluline, on see, et samamoodi nagu Eesti võib olla kogu maailma kopsud või vähemalt üks väga oluline ja elujõuline osa sellest kopsude süsteemist, et siis samamoodi iga väikene lank, mida armastusega majandatakse ja hooldatakse, suudab anda oma panuse sellesse, et kogu Eesti metskond siis võib-olla on heas toonuses, uueneb, meil on sellest ülevaade, mida mets vajab ja mis kõige peamisem ja põhilisem, et see on teaduspõhine, sellega tegelevad sellised teadlased nagu professor Veiko Uri igapäevaselt suure armastusega ja igal juhul ei pea muretsema sellepärast, et midagi tehakse uisapäisa või sellest tulenevalt, et ei jaksa süveneda. Süveneda jaksatakse ja tehakse armastuse ja hoolega. Suur aitäh, professor Uri! Aitäh! Väga meeldiv. Lähme seene!